alustame lõpusporti väga väärika esinejaga, kes on meil meediakonverentsil ka varasematel aegadel üles astunud ja seekord siis sa esindasid ettevõtet nimega Katapult. Nüüd oled katapulteerinud Delfisse. Nii, Erik Moor, palun. Ekraan ja tähelepanu, kõik on sinu. Ja tere inimestele, kes on, ma saan aru, pika päeva vastu pidanud. Räägin siis natukene teemal ajakirjanduse, mis ta siis on, taandumislahingud tähelepanu tandril, nagu nii luuleliselt sai see sõnastatud, kui küsiti sõnastust. Alustan mitte nagu Igor, kes kuskil oma jutu keskel hakkas müügiga pihta. Ma teen kohe müügi alguses ära, et praegu siis hetkel veel lühikest aega esindan Delfi, mina kutsun seda rakukeseks, Delfi rakukest nimega uuriv ja faktikontrolli toimetus. Teeme mõnes mõttes Eestis väga unikaalset asja, ehk siis sellist nagu aeglast uurivat ajakirjandust, kus ei ole otseselt mingisugust numbrilist survet, ei üht ega teistpidi taga, ei pea tegema ühikuid, ei pea tegema mingisuguseid kindlaid nagu müügi tulemusi või ka isegi lugejanumbreid ja kõike muud, mis võimaldab siis osalt keskenduda sellele, et teha ka päris palju selliseid rahvusvahelisi koostööprojekte, mis on hästi aeglased alati, kuna palju inimesi koos ja koordineerib. Aga selle käigus õnnestub ka teha mõningaid lugusid, millel on päris selline suur mõju ja nähtavus, mille üle võib julgelt uhke olla. Siin on väike valik siin eelmise aasta lõppu, selle aasta alguse mingisugused väikseid nagu ja värskemaid hetki, mis me teinud oleme. Lisaks sellele me tegeleme siis ka selle faktikontrolli ja sellise nagu valeinfo ja niisuguse temaatikaga, millest ma võib-olla tuleb pärastpoole natukene juttu. Seal võib olla mõju sellel isegi vast vähem, kuidas nagu üldiselt räägitakse, aga eks jõuame selleni. Veel, et müügijutt nüüd lõpetada pidulikult, siis Rakuke on väga tubli, mida kinnitabki rohke auhinnaskaala seal all, mida ma panin sinna sellepärast, et rõhutada ja tunnustada ka selle auditooriumi ees aasta ajakirjanik Martin Lainet ja aasta noort ajakirjanikku Marta Vunši. Ja ühtlasi on soovitus, et kuivõrd meil oma väljaannet ei ole, siis leidke ikka meie lood üles aeg-ajalt. Aga nüüd siis edasise jutu juurde. Võib-olla see ei ole liiga optimistlik, sest et laias laastus räägin ma sellest, mida siis selline nagu sotsiaalmeedia põhine inforuum ja sellega koos võib-olla ka suure meedia sotsiaalmeediastumine ühiskondlikult kaasa tuua võib või tähendada võib ja mis see võiks siis nagu ajakirjanduse jaoks tähendada või milliseid küsimusi peaks siis või võiks selles kontekstis ka päris ajakirjandus endalt äkki küsida. Ja üks asju kahtlemata, mis on siis toimunud, on toimunud väga suur inforuumi killustumine, et nii-öelda ära on kadunud mõnes mõttes selline nagu ühiskondlik võib-olla nagu toimetaja, kes seda avalikku diskussiooni kuidagi suudab hoida mingisugusel rajal, nagu see ajalooliselt on olnud, pigem seda debatti mingites piirides ja seda on esitletud ju ühest küljest siis väga sellise nagu demokraatia võidukäiguna, et see on siis nii-öelda siis nagu eliidi poolt kontrollitud inforuumile pasunasse andmine või nagu selle kontrolli lõpetamine ja infovabaduse võidukäik, nii nagu seda on sellist ootust oli, et kas see on siis nagu täitunud, on üks küsimus. Teine alternatiiv vaade on ka see, et äkki on see hoopis ühiskond, mis tänu sellele või selle tõttu vajub laiali nagu pardisitt vee peal, mis on siis legendaarne tsitaat Kalle Laanetilt ka selle aasta Bonnieri toonud saagast, kus ta ütles seda meie riigiprokuratuuri kohta. Ja sellest killustumine, selles mõttes on igal juhul fakt. Ja
ja kui hakata nagu seda hindama, et kuidas siis sellele reageerida või mis on selles kohas kuidagi nagu mingisugused ajakirjanduse mõtted, millele võib-olla varem pole pidanud mõtlema, siis tahaks rääkida lühidalt kahest nagu sellisest põhiväärtusest. Ja esimene neist on Eesti põhiseadus ja liberaalne demokraatia. Et Eestis on mitu asja, mis on meid strateegiliselt nagu päästnud või meid aidanud, meid edasi viinud, mis on olnud, nagu öeldakse, nagu kirves õiges pakus, kõvasti kinni või võti õiges lukuaugus või niisugune nagu õige asi õiges kohas. Üks neist, ma arvan, mõtiskledes selle üle ütleks, et on olnud meie selline kindel ja vankumatu suund läände ja nagu nii-öelda nagu ühineda, igal poole astuda, igal poole kuuluda ja selgelt nagu läänena ennast identifitseerida. Teine on meie enda äratundmine, et uus asi, mis maailmas ilmselgelt ja võimsalt tuleb, võib olla nagu hea asi, ehk siis laias laastus see, et digist on saanud meie võimendaja või et tast võib saada, selle äratundmine on olnud väga oluline. Ja kolmas, ma arvan, mis võib-olla on kõige tähtsam, ongi siis meie põhiseaduse selle aluspõhimõtted. Et see on kõige kesksem asi ja just hiljuti me kirjutasime loo Eesti psühholoogilise kaitse ajaloost, kuidas see käinud on, see skeem, te ei pea seda nägema. See on väga salapärane Eesti psühholoogilise kaitse skeem, mis omal ajal töötati välja ja mida nüüd müüakse edukalt teistes riikides. Ja ma panin selle üles ainult sinna selle samal põhjusel, et kui need targad inimesed, kes seda poolsalaja arutamas käisid ja välja töötamas, mõtlesid selle üle, siis nad jõudsid ka aru, et selleks, et ühiskonnas see nagu inforuum toimiks, et julgeolekutunne oleks ühiskonnas olemas, et kultuuriruum toetaks kõiki meie muid eesmärke ja ühiskond oleks nagu mingilgi määral nagu tajuks ennast sidusana, peab see toetuma kindlatele väärtustele. Ja kui nemad hakkasid ka mõtlema, mis väärtused need on, siis jõudsid ka, et seal ei saa midagi mõelda, et see on rahvahääletusel heaks kiidetud Eesti Vabariigi põhiseaduse põhilised alusväärtused. Kui mina sõnastan need alusväärtused nagu politoloogina hariduselt, siis ma ütlen, et kõige olulisem rida ei ole mitte see, mida meil väga palju tsiteeritakse, mis on see, et tagada eesti keele, eesti kultuuri säilimine üle aegade, vaid kõige olulisem on see, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele, just selles järjekorras, just sellepärast on vabadus esimene, et see ongi kõige olulisem ja see on nii-öelda kõige selle alus. Siis põhiseaduses nagu vaieldamatu on see, et selle põhiseaduse järgi Eesti riigikord on liberaalne demokraatia, ehk siis kehtivad universaalsed kodanikuõigused, vabadused. Need on kaitstud, need on pidevalt arenevad, edasi liikuvad, pigem nagu laienevad, sellepärast kui mõeldakse jälle üks või teine situatsioon lõpuni või selgeks, see on käinud selle asja juurde alati. Õigusriiklus, ehk siis võimu teostatakse seaduse alusel ja mitte jõuga suvalt kiirustades kuidagi teisiti, mitte et mul midagi kiiruse vastu oleks, aga siis ja viimaseks võimude lahusus, ehk see, et keegi ei saa enda kätte liiga suurt võimutäiust. Ja tulebki öelda, et tegelikult just nendel põhimõtetel põhinev demokraatia, liberaalne demokraatia tegelikult ongi ainus mõeldav, mitte mõeldav, aga ainus tegelikult toimiv demokraatia vorm, kus päriselt demokraatiaga tegutseb või toimib. Ja kui nüüd seesama psühholoogilise kaitse rakukene püüdis ta nagu lihtsa inimese jaoks, nagu nemad sõnastasid, püüdsid välja noppida sealt põhiseadusest neid kõige tähtsamaid väärtusi, siis nende list või nende slaidi pealt on võetud selline väike jupikene välja, nemad valisid välja sellised, natuke lihtsam. Need on iseseisvus, rahvusriik, järjepidevus, demokraatlik riigikord, peremehe tunne, kodurahu, kodanikuühiskond ja keskkonnahoid. Et see on nagu see kuidagi see tuumväärtused, mille ümber see ühiskond võiks koonduda ja joonduda. Ja peab ütlema, et meil on see jube hästi välja tulnud. Nagu ma juba ütlesin, et põhiseadus on hästi palju andnud. Samal ajal maailmas tegelikult, nagu näitab see ülemine graafik, on nende päris nagu vabade, liberaalsete demokraatiate nii-öelda seis läinud järjest kehvemaks. Et neid on jäänud kogu aeg vähemaks viimastel aastatel, viimase 10 aasta jooksul. Ja see trend kipub jätkuma. Karta on, et ka praegune olukord seda ei paranda. Ja Eesti kuulub siis väga väikese valitud hulga riikide hulka,
mida saab nimetada siis nii-öelda päris demokraatiaks. Juhin tähelepanu, kes vähegi seda slaidi saab kuskil mõnel ekraanil vaadata või sealt nagu näete, et tumesinises kategoorias näiteks ka siit sellest Ida-Euroopa meie saatusekaaslastest ongi ainult Eesti. Ja see on tegelikult klubi, kuhu siis kuulub ainult natukene alla 7% maailma elanikest. Ehk siis tegelikult üli väike osa, see on küll 25 riiki, ehk siis riikidest 15%, aga elanikkonna protsendina ikkagi väga-väga väike osa. Et see siis on see nii-öelda liberaalse demokraatia väärtus, mida ma tahtsin ette rõhutada. Ja teine väärtus, mis ma tahan nagu lihtsalt üle öelda, kuigi see on nagu paljudele ja kõigile selge, on siis usaldus, ühiskondlik usaldus, sest et usaldus on mõnes mõttes see liim, mis hoiab taolised vabadustel põhinevad ühiskonnad käimas, mis hoiab neid koos, hoiab neid nagu edukana just ennekõike majanduslikult. Et usaldus, mis laias laastus tähendab siis seda, et sa usud, et mingi asutus, mingi institutsioon või mingi teine inimene käitub mõistlikult ja käitub selliselt umbes, mis võiks olla nagu sinu ootus tema käitumise suhtes. Ja nagu siis öeldud, et usaldus on ühiskondliku kasvu, jõukuse, toimimise ja turvatunde selline väga-väga oluline vundament ja sotsiaalse kapitali põhielement. Ja ma räägin sellest nagu siis mitmes kontekstis. Üks on see, et nii see poliitiline usaldus või usaldus poliitilise süsteemi ja poliitiliste institutsioonide vastu peab olema olemas. Usaldus siis selle liberaalse demokraatia institutsioonide, nagu näiteks kohtuvõim, nagu näiteks sõltumatud uurimisasutused, nagu näiteks meedia, nagu näiteks veel terve hunnik igasuguseid selliseid institutsioone selle suhtes ja lisaks siis ka siis selline inimeste ja gruppide ja kogukondade vaheline nagu baasusaldus, et vähemalt see oleks paigas. See on ülioluline. Ja ka usaldusega maailmas ei ole seis hästi. Et tegelikult on ta siis globaalselt pigem pikaajalises languses, üsna abras. See on segapudru, siin on nagu palju erinevad usaldus, me ei hakka sinna detailidesse loomulikult minema. Ja pigem nagu viimasel ajal on siis probleem selles, et usaldusega on pahasti just ka nendes samates liberaalsetes demokraatiates. Ja eriti siis sellistes, mis on ühiskonnana enam polariseerunud, kuidagi tigedamad. Ja see on siis niisugune üks näitaja. Eesti, nagu siin täna juba mitu korda on ka kõlanud, on näiteks koos Põhjamaadega siis ajakirjandus osas või sellise meediarolli osas väga nagu rõõmustav erand. Tegelikult me oleme nagu üli privilegeeritud, seda me näeme ka suheldes oma mingite kolleegidega Euroopa riikidest selle kohta, kuivõrd kõrge tegelikult kokkuvõttes Eesti erinevate meediakanalite usaldus ikkagi on. Siin siis põhilised just need nii-öelda traditsioonilise meedia pluss siis ka uudisteportaalide kanalide kokku ikkagi usaldatakse nagu ülekaalukalt. See on ka üks asju, mida võib-olla avaliku debatti jälgides mõnikord tekib nagu moonutus või eksiarvamus, et meedia kõik on läbinisti ebausaldusväärne ja vilets, et Eestis see tegelikult nii sugugi ei ole. Ja üks väike meediausalduse paradoks, mida siin võib-olla välja tooks, on see, et samal ajal, kui paljud inimesed üle kogu maailma tajuvad seda sotsiaalmeediakanaleid ja kõike seda ebausaldusväärsena ja viletsana, siis tegelikult nad nagu väga suures hoos kiirusega kasvab nende tarbimine. Eriti siis teatud just nendes sihtgruppides, mis on tuleviku seisukohalt tundlikud ehk pigem nagu noorte seas, kus juba valdav enamus infot tuleb, põhiline uudistekanal ongi üks või teine sotsiaalmeedia platvorm ja mingid teised formaadid kui traditsiooniline toimetatud ajakirjandus. Ma ei taha tegelikult kõikidesse nendesse joonistesse väga pikalt peatuda, aga laias laastus ma ütlen, et nii-öelda nagu politoloogiline uuring või analüüs ütleb seda, et sellise digitaalse ja sotsiaalmeedia põhise inforuumi kohta, selle mõju kohta poliitilistele institutsioonidele on tehtud väga palju uuringuid. Ja see siin on üks osa kokkuvõttest, kus võeti kokku siis põhimõtteliselt 500 selle teemalist uuringut, kus vaadati, kuidas see digitaalse ja sotsiaalmeedia tarbimine mõjutab erinevaid poliitilisi institutsioone ja nende seisundit. Ja nagu näha, siis kui punane tulp on kõrge, siis ta mõjutab halvasti neid poliitilisi institutsioone. Kui roheline tulp on kõrge, siis ta mõjutab hästi. Ja näha on, et usaldust mõjutavad väga palju uuringuid näitab. See on ka muidugi uuringud uurivad seda, ma arvan, otsivad seda, aga nad on ka seda siiski leidnud, et usaldust mõjutab väga halvasti sellise nagu digitaalse inforuumi pealetulek.
vihateemad polariseerimist väga jõuliselt suurendab, populismi kasvatab ja siiski nagu aitab ka teadmistel levida ja on ka positiivseid omadusi ja näiteks nagu osalust parandab, mis oli ka loogiline, mis oligi see esialgne üks neid lubadusi. Sellise sotsiaalmeedia inforuumist jällegi mina seda üle ei räägi, see on suur teema, mida ka jällegi paljud te kõik siin teate, on see, et selle mõju nagu tähelepanule ja inimese tähelepanu võimele ja süvenemisvõimele on vaieldamatult halb. Järjest rohkem uuringuid seda näitavad, et sellega on probleem paljudel inimestel eri riikides ja eriti siis kahjuks ka noorematel inimestel. Ja mõned kirjutavad, nii mõnigi autor kirjutab sellest ikkagi väga niimoodi nagu apokalüptiliselt, et tuleb ikka ära keelata ja noortelt tuleb mobiiltelefonid käest ära korjata, teist varianti ei ole ja ka umbes selleni välja. Üks tegelikult täitsa siuke nagu blogipostitus, mille ma selle aasta alguses kuidagi sattus mulle kätte, mida ma tahtsin nagu selle mõttekäiku jagada selle sotsiaalmeedia sellise ühiskondliku mõju kohta. Ja see on siis Ameerika politoloog Henry Farrell Washingtonis Johns Hopkins ülikoolist. Ja tema üks võrdlus või kujund tema ühes selles artiklis on väga kõnekas või huvitav. Tema esimene nagu põhiväide, mida ta ütleb, on see, et õudselt palju me räägime desinformatsioonist, valeinfost, mingisugusest nagu infomoonutustest või sellisest nagu infooperatsioonidest, kõigest muust sellisest ja kuidagi sellega tegelevad terved institutsioonid, terved Euroopa Liidud, terved organisatsioonid jauravad. Tema ütleb, et see ei ole tegelikult suur probleem ega ei ole põhiprobleem ega ei ole asi, millega võib-olla üldse peaks nagu nii palju rääkima ja uurima, et palju tõsisem või nagu tegelikum probleem on see, et ta loob järjekindlalt sellist moonutatud reaalsust meie sellisest elust ja ümbrusest ja tal on selle jaoks on üks väga hea võrdlus seal, mida ta kasutab, võrdleb seda veebipornoga ja ütleb seda, et maailmas ülipalju vaadatakse pornot, ülipalju tehakse pornot, aga nende tegijate jaoks ei ole olulised need, kes vaatavad pornot, keda on palju, vaid olulised on nende jaoks need, kes maksavad porno eest. Ja maksavad paraku need, kes tarbivad äärmuslikumat, radikaalsemat, ebanormaalsemat pornot. Ja see tähendab seda, et süsteemselt tootjate poolt pakutakse just nagu järjest radikaalsemalt, järjest ekstreemsemat, järjest nagu ebaloomulikumat pornot just selleks, et see on see, mis raha sisse toob, nii see mudel töötab. Ja mis on selle tulemus või tagajärg, on see, et need jälle omakorda, kes seda vaatavad, hakkavad eeldama, et nii see asi käibki. See ongi nagu see peene armastuse kunst ja kõik sellised asjad peavadki meeldima, selline stiil ongi okei, niisuguseid asju tulebki selga panna, niisuguseid masinaid tuleb ehitada ja kuhugi neid rakendada ja nii edasi. Ehk tekib nagu selline suures plaanis nagu väga moondunud taju ja ebarealistlikud ootused suhetele, mis omakorda siis muudavad suhted võimatuks. Ja sama loogika siis on ka sotsiaalmeedia või selline nagu mõju on samamoodi, et mitte valeinfo ei ole probleem, vaid probleem on just selles, et tekib nagu moonutatud ettekujutus järjest rohkem need algoritmide toel sellest, mida inimesed, nagu teised inimesed mõtlevad, arvavad, mis on nagu hetkel normaalne, mis ei ole, mida ühiskonnas arvatakse. Ja just see nagu kollektiivne ettekujutus, nagu ühiskond on, selle võrra siis tekib nagu öeldud, ongi nagu radikaliseerub või polariseerub järjest. Et ma arvan, et ka see nagu mõttekäik ise või see nagu järeldus ei ole kellegi jaoks uus, aga ta on päriselt nagu suur oht sellele tunnetusele, kuidas me ise ühiskonnast ja teistest inimestest arvame. Ja see mõnes mõttes näitab siis seda, kuidas nagu jõudes nüüd selle nii-öelda tähelepanu majanduseni või selle pooleni, on kuidas järjest rohkem, kuidas nagu tohutult, sihitult suunatakse infot sinna kohtadesse, mis
mis minult seda tähelepanu ära võtavad või mis minu tähelepanu kuidagi täita suudaksid. Et ma tegin pildi mitte täna, vaid eile tegin pildi kodus omal ühest vanast atlasest, millega mina veetsin oma lapsepõlves nagu tunde, nädalaid või kuid ja uurisin, see oli üliharuldane, kuna vanemad olid geograafid, meil kodus niisugune atlas oli. Tänu sellele ma lasin, ma ei tea, gümnaasiumi lõpuni geograafia tundides tohutult ja täna on siis see info või nagu tähelepanu infouputus, mis tuleb, on see, et võrdluseks sellele, et minul oligi kogu hunnik 10 aastat umbes minu elust, kui ma väga suurt huvi geograafia vastu tundsin, või 5 aastat oli mul seesama üks raamat laias lastus, siis tänapäeval on kogu maailma, kogu toodang, kogu looming, mis on kättesaadav. Ja see tähendabki seda, et selle sama tähelepanu pärast käib nagu jõhker võitlus ja selle tähelepanu nagu ärakasutamisel ollakse ikkagi nagu sedavõrd vilunud, sedavõrd osavad, sellest on saanud sedavõrd nagu täpne tööstus ja et see käib inimestele suuresti üle jõu. Ja see tähelepanu selle käigus, kuna kõik need asjad võistlevad meie selle sama piiratud tähelepanu pärast ja tundide pärast, on muutunud ülioluliseks selliseks võimu ja majanduse atribuudiks. Et mõnes mõttes võib öelda niimoodi, et tähelepanust on saanud kõige olulisem kaup üldse, mis tänapäeval on. Ja see on väga-väga tegelikult uus areng. Et ainult ma arvaksin, et see on nagu laias laastus nagu mõne aasta teemast, et seal ei ole midagi uut. Me oleme alati on meedia väljaanded müünud silmapaare, püüdnud inimeste tähelepanu maksimaalselt, aga lihtsalt see konkurentsi kasv on üliintensiivne. Ja sellel on nüüd siirdad kogu majandusse ja kogu ühiskonda, et Elon Musk, miks tema on näiteks ilmselt siis maailma jõukam ja tuntum ettevõtja, ei ole tema juhtimisvõime või inimeste käsitlemise oskus või isegi hiilgavad äritulemused mitte, vaid peamine on ikkagi tema erakordne sisemine vajadus ja ka siis seega oskus ja valmidus olla tähelepanu keskpunktis, rääkida oma lugu, ajada rahvast hulluks, otsida konflikti, kus ta tajub, kus tähelepanu tuleb, sealt ta seda võtab. Ja sellest on saanud siis nii-öelda muuhulgas ka siis äritööriist ja tema puhul siis ka juba poliitika tööriist. Ja sellel on ka kindlasti negatiivsed et põhjus, miks ta näiteks Twitteri ostis, oli seesama, ma arvan, see tohutu tähelepanu potentsiaal, miks ta selle ostis nii selgelt üle oma tegeliku väärtuse või turu hinna või selle, mis sealt võimalik tagasi teenida on, et see tagasiteenimine käibki läbi kogu selle nagu tähelepanu kontrollimise mehhanismi, mis seal on. Ja meie jaoks vaatest on seal ka negatiivsed tagajärgi, et kindlasti Twitteri minek Elon Muski kätte, kes on pidevalt agressiivselt ja süsteemselt Ukraina vastu olnud Vene-Ukraina sõjas, sellel oli väga suur roll, et Ameerika avalik arvamus muutus ka Ukraina küsimuses, mis enne oli ju alguses esialgu väga toetav Ukrainale järjekindlalt, ei olnud üldse küsimust, laialdane toetus ja siis järjest rohkem keerati avalik arvamus selle vastu. Ja rääkides tähelepanu ka positiivsest potentsiaalsest mõjust, teine, kes seda kunsti ka väga hästi valdab, on olnud Volodõmõr Zelenski, kes on teinud tegelikult ju selle relvaabi andmise, see on olnud võimalik ainult tänu sellele, et inimesi kõnetab ja huvitab, kuidas Ukrainal läheb ja tema oskustel, tema tiimil, tema nagu selle tunnetusel on olnud selles ülitähtis roll. Aga kui me räägime sellest, et kus on selle valdkonna nii-öelda nagu superstaarid või siis on see selgelt Donald Trump. Et ta ei ole tegelikult mitte midagi muud kui üks nagu äärmuslik tähelepanu sõltlane ja instinktiivselt nagu meister selle juhtimisel, selle pööramisel, pööritamisel siis oma enda kapitaliks, oma enda tähelepanuks, oma enda selliseks poliitiliseks oskuseks. Ja USA demokraadid võivad teha, mis tahavad, tõmmelda või teha. Nad on ikkagi väga hädas seetõttu, et nende tõmblustest ei ole mitte mingit kasu. Nad võivad rääkida palju populaarsemaid poliitika sisujuttu, palju õigemaid asju justkui valijate vaatest, aga neil lihtsalt puudub selleks tähelepanu. Ja piisab, et Trump teeb midagi nagu pealt näha väga totakat ja tegelikult räägitakse temast kogu maailmas palju rohkem. Ja demokraadid ei pääse selles osas lähedalegi.
ja kui jälle tundub, et on mingi kehv seis, siis tuleb sealt neid samu asju uuesti ja täpselt samamoodi veel. Ja selle tähelepanu nimel, sõltumata siis selle nagu märgist, et on see positiivne või negatiivne, peamiselt on ta ju sagedamini on ta negatiivne, sest et seal on rohkem energiat peidus, ollaksegi siis valmis enam-vähem kõike, mida tegema ja see on siis see, mille nimel tegutsetakse. Ja põhjus või järeldus siin on see, et see on poliitilise mõju tegelikult nagu tähtsam tööriist ja tähtsam praegu raha. Trumpil oli nendel valimistel selgelt vähem raha kui demokraatidel. Varem oleks see tähendanud suure tõenäosusega kaotust, siis täna tegelikult demokraadid pildile ei saanud tänu sellele, et neil puudus tähelepanu vaatamata sellele, et neil oli palju ostetud meediat. Ja sellel paraku, nagu sellel tähelepanu majandusel, on see hind meie selles inforuumis, et meedia kaotab, ühesõnaga ongi, et meedial on üliraske sellist nagu ühiskondlikku sidusust luua, mis muu hulgas on ikkagi meedia ajalooline funktsioon olnud, sellist ühist narratiivi või midagi sellist luua. Ja mõned vastused, ma natuke lähen üle ajas, ma alustasin ka veidike hiljem. Ja mõned sellised märksõnad või slaidid või asjad ka siit Eesti elust ma sinna ekraanile paneks, et küsimus on see, et mida siis nagu meediat teha saab üldse või ajakirjandus sellises olukorras, kus see niimoodi käib või mida peaks kuidagi tegema, siis üks asi on see, et see esimene osa on nagu üliselge, et loomulikult meie ajakirjanduse ülesanne on olla võimu see valvekoer, mis on kõigile, nagu ma arvan, intuitiivselt selge ja teada. Nüüd teiseks, ma tahangi nagu öelda, et selles olukorras, kus tähelepanu mudel selgelt suunab nagu pigem nagu äärmuslikemate lahenduste poole, suunab mingitest põhiväärtustest tegelikult eemale ja tekitab konfliktsust ja sellist ühiskondlikku ärevust kohtadesse, kus see enam ei ole viljakas ühiskonna vaatest, siis on ülioluline ka vaadata ja tagada siis seda sama põhiseaduslikku korda, toetada, eks neid liberaalse demokraatia alusväärtusi ja ka usaldust ikkagi toetada ja hoida, sellepärast et kogu see sotsiaalmeediasüsteem struktuur seda ei tee. Ja selgelt ka taunides selliseid sihilikke poliittehnoloogilisi rünnakuid põhiseaduse ja usalduse vastu. Et see on üks asju, mida peab ründama ja ma toon mõned vastuolulised näited ka siin, alustades Marju Lauristini tsitaadiga Anvari intervjuule kunagi juba ammu, mis juhtus ükskord, siis nende teemade ja tõstmisel Marju ütles seda, et kes võib-olla ei näete lugeda kaugemalt, et vaat nüüd on see niisugune lugu, et niipea kui ma kuulen ajakirjaniku suust sõnu, et rahvale tundub üks või teine asi halb, või nagu vale või kuidagi selline, siis rahvale tundub see, millest meedia räägib. Rahvas ei ole Brüsselis, rahvas ei ole ka Toompeal, rahvas loeb nii Brüsselist kui ka Toompeast lehest, kuuleb raadiost või vaatab sotsiaalmeediast. Ja ehk siis loogika on see, et tegelikult selle nagu taju, kuidas ühiskonda tunnetakse, kuidas olukorda tajutakse, seal tegelikult on meedial suur roll ja seal on küsimus ka selles, et kas nagu minnakse selles mõttes balansist välja, et need samad usaldus ja põhiseaduslikud väärtused kuidagi löögi alla satuvad, sest et suur pilt, ma nüüd teen seda, mida paljud ütlevad, et lõpetage ära, see on nagu nõme ja jama, aga ma ikkagi tahan öelda, et me räägime väga palju sellest, et meie õigusriik on kuidagi nagu löögi all või probleemidesse sattuvad, siis me oleme kindlasti kõigist oma saatuskaaslastest nagu igas mõttes nagu objektiivsete kriteeriumite järgi selgelt ees. Et kui me vaatame õigusriigi tuntumat indeksit, siis Eesti on seal 10. koht, ainukene Ida-Euroopa riik, seal meist ees on üksikud Põhjamaad ja Lääne-Euroopa riigid, võib-olla midagi, ala Singapur, midagi, ma ei tea, ühesõnaga ma peast kõiki need vingerdused ei tea. Demokraatliku siirde edetabelis me oleme teisel kohal maailmas. Maailma kõige konkurentsivõimelisem maksusüsteem on meil esimene koht iga aasta, seal peab olema mingisugune kamm metoodikas natukene, aga laias plaanis ikkagi mitmete parameetrite järgi me oleme pigem seal esimeses otsas. Globaalse netivabaduse pingereas me oleme teisel kohal Islandi järel. Isikuvabadusete indeks on 10. koht Eestil kõigi maailma riikide seas. Ehk siis nagu selles valdkonnas absoluutses tipus, korruptsioonivabaduse pingereas ka 12. kohta jagame, 11. kohta ülikõrge, kuna sinna kuuluvad ka kõik maailma riigid kogu sellesse tabelisse.
Siia ma enam ei lähe, muidu lähen üle aja. Selle skeemis on OECD võrdlusriikide võtlus, kes ütlevad, et kas inimesed tegelikult on nagu riigi pakutavate põhiteenustega rahul või mitte. Ja Eesti on igas valdkonnas on siis ühesõnaga on siis natukene siin puudu, aga ma seda ei hakka pikemalt seletama siin ajapuudusel. Siis mõelda võib sellele, et kui palju me oleme tegelikult viimase paari aasta jooksul rääkinud sellest, kuidas meil on nagu õudne maksutõus ja inimestelt nööritakse maksudega raha ära ja meil ainult tõstame makse ja suuretame, tapame sellega majandust ja nii edasi. Siis ka siin on ikkagi oluline hoida konteksti kogu aeg meeles, et meil on ikkagi OECD võrdluses suhteliselt madal maksukoormus jätkuvalt ja kui ta seal muutub, siis ta muutub nagu sellel skaalal ülivähe. Üliväikeses ruumis me seal natukene liigume. Selgelt on näha, et see ei takista ei heaolu ega majanduskasvu ega midagi muud taolist. Ja päris nagu lõpetuseks, eelviimaseks slaidiks näitan siis jälle seda sama, et see mõnes mõttes, siin on paljud on öelnud seda, et me majanduses ise oleme nüüd vingunud või kuidagi, mis oli tuju on paha, ütles Viljar Arakas. Selle kohta siis mõnes mõttes see Rasmus Kattai poolt tehtud joonis natuke seda ka ikkagi kinnitab, et see näitab, kuidas ajalooliselt juba viimast 25 aastat on Eestis kogu aeg see majandususaldusindeks, on see tumejoon, käinud koos reaalse majanduskasvuga. Et kui reaalselt on nagu halb, siis on seal maal umbes on ka see majandususaldusindeks. Aga nüüd viimasel paaril aastal on see nagu drastiliselt lahku läinud, on hoopis teises kohas. Ja see kinnitab laias laastus seda, et mitte tegelik olukord ei ole tinginud meie tunnetust majandusest, vaid seda on tinginud ennekõike see, kuidas me seda nagu ise siin tajume ja kuidas räägime. Ja lõpetuseks panin siia peale siis slaidi, et saab ka teistmoodi. Soome, kes on siis 8. aastat õnnelikem maa maailmas ja sellist nagu ühiskondlikku nagu kriisi või sellise närvilisuse tunnetust ei ole, usalduse nivood väga head. Ja selle 8 aasta sisse on jäänud Soomel majanduslangusaastaid ja majandustõusuaastaid. Mitu majanduslangusaastaid, isegi eelmine vist oli ka majanduslangusaasta, kui ma õigesti mäletan. Soomes ja nii edasi, aga seda ei ole selles mõttes vääratanud. Ja ma arvan, et see ei ole mitte sellepärast, et Soome poliitikud kuidagi või Soome ametnikud või Soome administratsioon või Soome kohtud või Soome kuidagi nagu riiklikud institutsioonid oleksid kuidagi täiesti teistsugused ja hoopis teistmoodi läheneksid asjadele või teeksid midagi nagu väga suures plaanis teistmoodi, vaid ma arvan, peamine on see, kuidas ühiskonnas sellest räägitakse, kuidas see debatt on nagu meedia poolt tervikuna üles ehitatud. Ja mis ma selle lõpetuseks võib-olla siis nagu öelda tahaksingi, on see, et võimukriitilisus on ülivajalik ja okei, aga mõnes mõttes me ei tohiks nagu seda suurt pilti käest ära lastast, et seda nagu süngust, paanikat, hüsteeriat tuleb sotsiaalmeediast ülipalju ja meil on Eestis ainult puhas õnn see, et meil on mõistlikku toimetatud ajakirjandust nii palju, ja seda siiamaalt loetakse, et me oleme maailma liidrid, nagu näitas kõige esimesed kogu maailmas tasuliste tellijate mahult ja üldse lugejate mahult. See on nagu meie ülim tugevus ja ülim eelis kõigi teiste ees, et kui me suhtlen teiste maade ajakirjanikega, kes on praegu ikkagi võrreldamatult halvemas seisus ja kas või sellest USA otsusest lõpetada mingisugused grantid on nagu täiesti käpuli ja ei saa enam uurivat ajakirjandust teha, siis me oleme ikkagi väga privilegeeritud, aga see on mõnes mõttes asi, mis kaob ära, kui me ei märka seda, et meie roll on hoida ka seda usaldust ja põhiväärtusi. Nii, kõik, ma rohkem ei räägi, läksin üle aja, vabandust. Aitäh ja aplaus. Ja ma praegu sulle rohkem küsimusi ei esita, seepärast, et kohe me liigume suurema seltskonna ja arutuse juurde, aga korraks selle viimase slaidi juurde, selle õnne juurde, edetabelite juurde, et Soome on tõepoolest esimene. Aga oskate arvata, mitmendal kohal on Eesti ja mitmendal kohal on Iisrael? No lähedal jah, aga Iisrael? Õige vastus on Iisrael on 5. ja Eesti 34. kohal. Ja sellised edetabelid panevad mind mõtlema, et Soomes olen ma nõus, et läheb vist hästi, Taanis, Islandis ja Rootsis ka. Aga nüüd jõuame Iisraeli juurde ja Eesti leiame kuskilt tagant. Ma arvan, et Iisrael on väga enesekindel ühiskond. Ja eks need põhjused on küll, aga... Ja see võib-olla sealt paistabki.
Ja mis oli ka osaliselt see mõte, et meil Eestis kuluks ka seda enesekindlust ära ja saaksime võib-olla kvartal varem selle majanduse kasvama. Jah,